Nemad on inimesed, kes on enda tegemiste, töö ja panusega muutnud Eestit tugevamaks ja paremaks paigaks. Iga riikliku preemia pälvija on oma tegevusega Eesti loole kirjutanud uue peatüki, nagu näiteks Merike Rõtova, kes tähistab tänavu enda 90. juubelisünnipäeva ning on kogu elu pühendanud malele. Eks ta ikka jahmatav oli ja üllatav ja hea meel ka, mis seda salata. Mis see teie jaoks tähendab? Et tuleb tööd edasi teha. Ma mõtlen küll, et mida muud ikka. Merike on rahvusvaheline suurmeister kiirmales, 2-kordne veteranide maailmameistrivõistluste hõbemedalist ning üks Eesti maleelu pikaaegsemaid ja olulisemaid kujundajaid. Kodus isa ja ema mängisid, malendid olid alati laua peal ja nii on olnud hiljem mul ka oma perekonnas, kui lapsed olid väikesed. Me abikaasaga olime mõlemad valetajad, aga ega me lapsi ei õpetanud. Nad lihtsalt nägid, et mängitakse ja neil jäid käigud vähe. Ja siis kust see armastus tuli, peasi, et ta on jäänud läbi elu. Teise spordi elutööpreemia pälvis mees, kes on korvpallimaastikul sõna otseses mõttes rohujuure tasandist kuni rahvusvaheliste sportlasteni välja andnud endast treeneri ja õpetajana kõik. No ma arvan, et see tähendab seda, et on need paar tuhat mängijad, kellega ma koos olen kasvanud, et need on pildi peale jõudnud. No ma enda üle uhke ei ole, sest et mina ei ole midagi teinud, et minu mängijad on teinud. Et nükest otsest ei ole, et need on ju erinevad tasandid, küll koondisega, küll klubidega, küll noortega, et selles mõttes, et mul on kõige parem meel see, et kui minu mängijatest on kasvanud head inimesed, see on kõige tähtsam. Üllar Kerde on Eestis kasvatanud üles mitmeid põlvkondi korvpalli tippmängijaid. Elutööpreemia laureaadina on ta eeskujuks nii noortele sportlastele kui ka kolleegidele. Mängijana ma mäletan esimest mängu vist surmatunini, et käisime Raplaga mängimas ja me kaotasime 76-9, mina viskasin 4 punkti. Kusjuures tema kirg korvpalli vastu tärkas pigem juhuslikult 63 aastat tagasi. Kui treener tuli mulle tundi, küsis, et kes tahab kossu mängida ja ma olin selles rivis olin kõige esimene tagantpoolt. Kõik tahtsid minna, mina tõstsin ka kaegi püsti ja treener vaatas mulle otsa, ütles, et hea küll, et tule sina ka. Ja mina ja mu pinginaaber 8 nüüd teime, et ülejäänud ei tahtnud ja ka ma ei tahtnud treenerile halba, et ta usaldas mind, et ma ei tahtnud ära minna. on mööda siis, et kuskil rannaliin ja mere ääres väike maja ootab usut. Martin Sobel on enda elu pühendanud teadusele. Tänu tema elutööl on Eesti jõudnud ökoloogiateaduse maailma tippu. Tema panuse eest pälviski mees sel aastal elutööpreemia. Lisaks elutööpreemiatele jagati ka riiklikke aastapreemiaid eelmisel kalendriaastal avalikkuseni jõudnud silmapaistvate tööde eest. Mitte ainult Eestis, vaid üle kogu maailma enda muusikaga täidab lava- ja kontsertisaale Duo Root. Nende album Ilmateade ja uudislooming tõid naistele riigi kultuuripreemia. Just enne mõtlesin, et kuna eelmine aasta oli tõesti väga tihe, siis ma enda eest on rääkida, et ma kuidagi ei osanud isegi näha, kui palju me tegelikult jõudsime selle aastaga teha. Ja siis see tunnustus korraks tõmbab maa peale, siis kui enne seda auhinna kättesaamist loetleti ette, mis me siis tegime, siis ma mingi vau, et see mahtuski eelmisesse aastasse kõik ja ma arvan, et see annab indu juurde, et jätkata samas vaimus. Ja ma arvan, et lisaks meie jaoks, kuna viimastel aastatel me oleme üpriski palju olnud välismaal ja Eestis mitte nii palju kontserte mänginud, siis see, et Eestis selline niivõrd suur tunnustus nagu meile osaks sai, on just eriti lahe näha kuidagi, et meid ikkagi hoitakse meeles. Spordis silma paistnud ning kurtide olümpiamängudel 3 kuldmedalit võitnud Tanel Visnapi jaoks tuli see autasu justkui selgest taevast.
Kui ma sellest teada sain tunnustusest, siis ma olin samal toidupoes ja siis vaatan, et tundmatu number helistab mulle ja teavitas mulle, et mina olen saanud selle riikliku spordipreemia, siis see võttis mulle jalast veidi nõrgaks, et see tuli mulle täieliku suure üllatusena, ja siiani ma ei saa aru, miks just mina. Krista Kaer on enda elu pühendanud lugemisele, tõlkimisele ja kirjanduse tutvustamisele. Kõigepealt ikkagi suur tunnustus, suur preemia, aga elutöö, ma arvan, et mu elutöö oli veel päris läbi, nii et ma ei kavatse vist tempot maha võtta. Tõlketöö on selles mõttes väga huvitav, et iga uus raamat on uus maailm ja see ei saa sind kuidagi moodi ära tüüdata. Iga kord on jälle vaheldus, midagi muud, sa pead täiesti uue stiili peale orienteeruma, uude maailma astuma. 1 aasta preemia suurus on 9600 €, nii spordi kui ka kultuuri elutöö preemia suurus on 64 000 €.